kaunis Muhumaa on lummanud inimesi juba aastasadu. Sinna on rajatud uhkeid mõisaid, millest osad on säilinud, osad aga maamunad pühitud. Kuivastu sadama lähistel asus kunagi Kuivastu mõis. Uhke kompleks, mis kuulus Pukshövdenite suguvõsale. Pukshövdenid on suur suguvõsa, et nad tegelikult tulid Baltimaades juba 13. sajandil, et piiskop Albert oli Pukshövden ja nende käsi on mängus Viljandi ja Riial linna loomisel ja nii edasi, et see on selline kuulus suguvõsa. Uhkest Kuivastu mõisa peahoonest ei ole tänaseks säilinud midagi. See hävitati Saaremaa mässukaigus 1919. aastal ning seisis seejärel pikalt varemetes. Kuulu järgi 50. lõppu saati siis buldooseritega muld peale, et ei oleks ohtlik, poisikesed käisid seal turnimas, et keegi kuskil auku ei kukuks. Et see oli siis nagu lõplikult selle hoone hävitamine. Kuivastu mõis koosnes 10 hoonetest. Teiste seas oli seal ka talveaed eksootiliste viljadega. Ka oli just selle mõisa perel Muhu esimene auto. Kuressaare maantee peal andis sõita ka selle autoga, nii et jah, oli jah. Aga mõistatuseks jääbki nüüd, et kas see oli Siemensi auto, proua perekonna nimi oli ju Siemens, neiupõlve nimi, või on ta Renault, nagu ma siis hiljem kuskilt interneti avarustest avastasin. Tänasel päeval elavad Kuivastu mõisa maadel kunstnik Urmas Viik ja tema abikaasa Mari ja nende käe all on valminud eriline kodu, mis asub mitmes endises mõisa kõrvalhoones. Üks neist on näiteks see, kunagine viljakuivati, mis aastakümneid tagasi varemetest üles laoti. Jah, otsasein oli olemas, ülejäänud oli võsal ja siis veel mingisugused müürifragmendid. Ja me alustasime sellest, et kõigepealt eemaldasime selle võsa, siis kaevasime välja müüritise ja siis müüritise peal on siis nagu aja jooksul tekkinud maja. Et see sama ruum on olnud tegelikult selline pisike, kus see ukse koht on näha, et siin maja lõppes. Ja see pikem osa on ehitatud mõni aasta hiljem, aga see hoone originaalis on veel pikem olnud, nii et see on hästi suur hoone olnud, mõisa Kuivati. Kuivati on suvisel ajal koduks 10 inimestele, sest Urmas ja Mari 5 tütart tulevad sinna tihti koos oma peredega. Maja katusest on aga rääkida veelgi põnevam lugu. No me ehitasime alguses ikkagi väga odavalt. Raha oli vähe ja kombineerisime nii-öelda. Ja selle maja katus on vana Estonia teatri kivikatus. Estonia teatril vahetati kivi ära, pandi nüüd see roheline, mis praegultki on. Ja sellest vanast siis õnnestus meil väike osa saada, millega siis meil maja katsime. Urmas ei oska küll kindlalt midagi öelda, kuid usub, et Eestis on veel mõned majad, mis legendaarse teatrimaja vanadest kividest omale katuse said. Et ilmselt küll, ma loodan, sellepärast, et need kivid olid ju korralikud, ma loodan, et need lihtsalt ära ei purustatud. Sest et tollal oli juba üsna palju neid kaotsi läinud seal. Et kivid on korralikud. Et aeg-ajalt on mõnda vaja vahetada iga aasta, aga põhimõtteliselt ikkagi nad peavad hästi vastu. Teine mõisa hoone, mis Urmase kätega taas ellu on äratatud, oli kunagi juurviljaait. See on ehitatud nii, et tal on topeltmüürid, väljas on paekivi, sees on tellis ja nende kihtide vahel on siis õhk. Ja väga hästi hoiab see temperatuuri talvisel ajal, nii et ta on nagu väga nutikalt ehitatud. Ta oli küll muldvallidega soojustatud, mille me siis nagu eemaldasime, aga põhimõtteliselt kõik muu on nagu samaks jäänud. Juurviljaaida esimesel korrusel asub praegu kunstipere näituse saal. Sinna saab eelneval kokkuleppel ka sisse. Teisele korrusele tulevad aga eluruumid, mis praegu on veel toimetamisel. Sinna viivad trepi alla nagu omaette maailm, mis suguvõsa väiksemate liikmete seas erilist populaarsust naudib. Ja kindlasti, see on ju trepialune ruum, eks. Esiteks tuli see kuidagi ära kasutada ja Maril oli siis idee, et need võiks olla need maja fassaadid. Siin on nüüd näha, et ta käib mitmelt poolt lahti, siin on väike luuk ka, eks. Et siit saab väike vanker välja sõita vajadusel. Aga siis, kui vaja, võib siia mahub täismõõtmetes inimene ka sisse. Et siin on nüüd näha need laste mänguasjad. Kokku võib endiselt mõisa territooriumilt leida mitmeid maju, näiteks kauni saunakese mõisatiigi kaldalt, aga kohe eriskummalise kasvuhoone suvemaja laadse ehitise, mida pererahvas Eraklaks kutsub. See tomatitaimede, kauni rõdu ja voodiga maja
oli Urmase sünnipäevakink Marile. No, ta on emotsionaalselt ja mõnus selle tegelikult magada taimede vahel iseenesest, et seal ei olegi nagu midagi väga nuputada, et kui on sul hästi lõhnavad köögiviilad ümberringi, siis on nagu uni hea ju ikkagi. Tegelikult on meri on seal lähedal ja minul hommikul suvel algab päev ikka sellega, et ma lähen sealt ujuma. Nii jõuamegi lõpuks kõige mereäärsema ehitiseni, mida Urmas supelmajaks kutsub. No see on tore maja jah, et seal mereäärne maja on ehitatud vanale rannavallile, mis on ka mõisaaegne nii-öelda moodustis. Sinna ma tegin ühel aastal sellise platvormi ja siis üle-eelmine aasta või eelmine aasta noorte arhitektide kaasabil siis sai kokku pandud selline vanadest akendest supelmaja. Ja see supelmaja on tegelikult ka nii-öelda moraalselt õigustatud selles paigas, sest seal kunagi supelmaja on olnud. Ta asus küll mõisa nii-öelda muuli otsas, meres peaaegu. Aga kunagi 100 aastat tagasi seal oli ikkagi mingi supluskultuuri alged olemas.